koha mõtlemisest, võitlusest, jälle unistustest, plaanide tegemisest, asukoha paikapanemisest ning nime väljamõtlemisest. Ja tõesti juba 2009. aastal sai lasteaed läbi nimekonkursi endale nimeks Pargihaldja lasteaed. Ja et olla selle nime vääriline ning soovist rõhutada lasteaia eksisteerimise tähtsust ja nurgakivi paneku olulisest kogu kollektiivi jaoks riietasin mina siis täna ennast pargihaldjaks. Ja seisan uhkusega teie eest, et kinnitada tõesti, ime on sündinud ja Lasva vald saab endale uue lasteaia. Ja see lasteaed on, ma arvan, et ainulaadne. Ta on kõige parem, kõige ilusam ja kindlasti kõige energiasäästlikum. Ja kõikidele neile elanikele, kes siin ümbruskonnas on väga kaua oma lasteaeda oodanud, luban, et need lasteaia uksed, kui see maja ükskord valmis saad, on teile alati avatud. Ja väga tahaksin praeguseid lõpetajaid, et ehk õnnestub meil see 100 päeva üritus korraldada juba uues lasteaias. Ja rõõmuga võib tõdeda, et siin Lasva vallas on midagi erilist. Midagi või kedagi, mis hoiab ja kutsub inimesi siia elama. Kas see on asukoht, kaunis loodus, inimesed, infrastruktuur või elukorraldus. Ilmselt kõik kokku on kasvatanud meie valla elanikke ja eriti laste arvu nii palju, et 2012. aasta sügisel avasime Lasva rahvamajas 4. rühma, sest uus lasteaed oli siis veel paberil meie mõtetes ja unistustes. Tõestamaks, et lapsed on vallas prioriteediks, hoolimata sellest, et puudub lasteaiahoone, jätkati lasteaialastele kaasaegsete rühmaruumide loomisega ning mänguväljaku rajamisega. Vallavanema, abivallavanema, tollase volikogu esimehe, lasteaia töötajate ja lastevanemate toel renoveeriti rahvamaja kohvikuruumid lastele rühmaruumideks ning 2013. aasta septembris sai võimalikuks, et kortermaja rühm kolis uutesse soojadesse ruumidesse. Rõõm oli palju, kuid unistuseks jäi ikkagi uus lasteaed. Nüüd juba usume, et suured ja väikesed imed sündimas on praegugi veel. Näid neid ka siis, kui on pime, võlumaa, ilm on kõigi eneste sees. Ja praegusel hetkel, 22. jaanuaril 2015. aastal, olemegi suure ime tunnistajaks, mis juhtub Lasva vallas Lasva külas Pargimäe üksusel. Kuidas ja millest see tänane sündmus alguse sai, räägib meile vallavanem härra Jüris Johanson. Riigikogu liige, austatud maavanem, austatud omavalitsuste liidu esimees ja kõik koosviibijad. Et kõigepealt suur aitäh, et kohal olete tulnud meile nii olulisel päeval, et meiega seda rõõmu jagada. Ja nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis Lasva vallas ei ole lasteaiahoonet kui sellist kunagi olnudki. Ja enamus arvab, ma arvan, et enamus arvab seda, et see algas peale see lasteaiahoone planeerimine kuskil siis, kui see vald oma staatus sai, ehk siis 20 aastat tagasi natuke peale. Aga tegelikkus on selline, et meil vallavalitsuses sel aastal õnnestus leida dokument arhiivist, mis on aastast 1970. See on tööprojekt, millega siis planeeriti 90-kohalist lasteaeda valla territooriumile. Ja isegi hind oli olemas ja see oli 166 000 rubla. Et võib siis öelda, et need, kelle jaoks seda planeeriti, on täna üle 40 aasta vanad ja paljudel tuleb 45 juubel juba. Aga õnneks see ei tähenda muidugi seda, et nemad ei saa nüüd lasteaias käia, et ka täna meil lasteaia tegevus toimub siis selleks kohendatud ruumides. Aga siis hetkel võime öelda, et meie unistus sellest lasteaiahoonest on enam-vähem juba siis nähtav ja ka käega katsutav, et tänu siis Šveitsi programmist rahastatavale Majandus-kommunikatsiooniministeerium projektile on siis plaanitakse siis siia ehitada või ehitataksegi
energiasäästlik lasteaiahoone. Ja see tähendab seda, et siin ei saa mitte ainult võimaluse lasteaialapsed õppida, vaid meie jaoks kogu see ehitus ja hilisem haldamine, ma kujutan ette, on üks pikk ja tore õppeprotsess. Aga mis täna kõige tähtsam, tahaks tänada neid, tänu kellele siis täna nurgakivi saame asetada. Et loomulikult Šveitsi programm ja Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, kes siis koos meiega usuvad selle projekti vajalikkusesse. Siis aitäh sulle Arno Sild, kes sa aastal 2010 leidsid selle Šveitsi programmi ja aitasid meil sinna taotlust esitada. Aitäh Meelis Niin, see oli inimene, kes, see oli ikka uskumatult kiiresti, kui ma õigesti mäletan, siis ühe ööpäevaga tegi kõik vajalikud lisadokumendid, mis sinna nõutud olid. Siis tänan kindlasti vallavalitsuse töötajaid ja eraldi abivallavan Marti Rõõm, kes siia tulles, kõik see aeg, mis ta siin töötanud on kogu hingega olnud selle lasteaiaprojekti juures. Ja kindlasti suur aitäh aktsiaseltsile Nordecon, kes on võtnud siis selle ehitamise enda õlgadele ja osaühingule Äärejuht, kes siis valvab seda ehituse kulgu, aga nendele muidugi reservatsiooniga, et tahaks selle aasta lõpus tänud üle anda. Ja siis lõpetuseks soovin, et see lasteaiahoone siis ehitusprotsess läheks ilma suuremate probleemideta ja et meie lasteaiapere siis saaks juba selle aasta lõpuks siia üle kolida. Ning et sellest objektist tõepoolest tuleks siis selline madala energiatarbega hoonete heade näidete näidisobjekt. Aitäh!